Kui vesi sisse tungib, on kõigi peale 4 mehe saatus otsustatud. 48 tunni jooksul jätavad nende ülemused nad maha, et päästa laev ja nende pered jäetakse saatuse hooleks. Torpeedode ja elektrienergia tulek muudab allveelaevad oluliseks sõjamasinaks. 7. mail 1915 uputab Saksa allveelaev U-20 Briti ookeanilaeva RMS Lusitania. 1930. aastate alguseks on selge, et allveelaevad hakkavad tulevastes konfliktides mängima olulist rolli. 1930. aastate lõpupoole pinged Euroopa riikide ja Natsi-Saksamaa vahel kasvavad ning teise maailmasõja puhkemise tõenäosus suureneb üha enam. Suurbritannias on kuningliku mereväe kõrgem juhtkond väga teadlik Saksa ülekaalukate allveelaevade ohust ning pingutab kõvasti, et parandada Briti allveelaevastikku. Sõja puhkemise ootuses tellitakse 1935 aastal 15 uut Tritoni ehk D-klassi allveelaeva, et asendada vananenud OP ja R-klassi allveelaevad, mida britid seni kasutasid. Iga allveelaev saab nime, mis algab tähega T. HMS Thetis ehk Tema Majesteedi allveelaev Thetis alustab ehitust 1936 aasta detsembris Birkenheadi Cameledi laevatehases. 82 meetri pikkune HMS Thetis on esimene D-klassi allveelaev, mille ehitab Cameledi ettevõte. Kreeka mütoloogias Achilleuse ema Thetise järgi nime saanud allveelaev lastakse vette šampanjaga ristimisega 29. juunil 1938. Halb õnn saadab seda juba algusest peale. Esimestel meresõidukatsetustel 1939 aasta aprillis ilmneb esimene suurem probleem. Rooliseade on valesti. Tagurpidi paigaldatud. Kui rool keerata paremale, pöörab laev vasakule ja vastupidi. Seejärel, kui valmistutakse esimeseks sukeldumiseks, kiiluvad vöörtasapinnad, mis juhivad allveelaeva laskumiskiirust kinni sügava sukeldumise asendisse, sundides katsetused katkestama. 1 kuu hiljem testitakse torpeedoruumi varustust, enne kui laev tuuakse tavapärasele hooldusele. Torpeedoruum on kaetud emailvärviga. Torpeedotoru uksed on värviga kinni värvitud. Väike viga, mida on lihtne parandada, kuid mida ei märgata. Mai lõpupoole valmistub Thetis teiseks merekatsete vooruks. 1939. aasta 1. juunil hommikul juhib kuningliku mereväe komandör Poolas laeva mööda Walesi põhjarannikut Iiri mere treeningalale, et teha esimene sukeldumine. Teekonnal Birkenheadist ütleb komandör Poolas, et Thetis näib vees kõrgel olevat ja kaldub veidi backboardi. Laeval on meeskond, mitu mereväe ohvitseri, sealhulgas kapten HPK Oram ning 2 õde allveelaeva Taku ja Tridenti komandöörid. Kokku on pardaal 103 inimest. Neist 50 on reisijad, sealhulgas admiraliteedi ohvitserid, Camelli töötajad, teiste insenerifirmade esindajad ja kohalike laevade esindajad. Piloot Norman Wilcox ja toitlustajad, kes on kohal, et pakkuda võileibu, õlut ja pirukaid merekatsete järel toimuval vastuvõtul. Thetist saadab puksiir nimega Grebkok, mille kapteniks on Alfred Godfrey. Puksiiril on 2 mereväelast ja 2 Camelli töötajat, pakkudes sideühendust Thetise ja Grebkoki vahel. Puksiir on kohal selleks, et tagada, et sukeldumiskatsete ajal pole piirkonnas ühtegi teist paati. Kell 13.30 on Thetis valmis oma esimeseks sukeldumiseks. Saatja puksiir küsib, kas keegi 50 reisijast soovib enne sukeldumist Thetised lahkuda. Kuid see on nii põnev võimalus, et keegi ei taha seda maha magada. Thetisel on 6 veekindlat sektsiooni, alustades vööris asuvast torpeedoalast ja lõpetades ahtris asuva roolimissektsiooniga. Kell 13.40 saadab komandör Poolas nende sukeldumiskoordinaadid allveelaevade peakorterisse HMS Dolphini ning lühikese sõnumi: sukeldume nüüd. Kapten Godfrey puksiiril Grebkok näeb, et Thetisel on raskusi sukeldumisega. Umbes tunni aja jooksul manööverdab Thetis ringi, tiirutades ja aeglaselt vette vajudes. Laeval avastab komandöör Poolas, et allveelaeva vöör tundub olevat kerge ja ükskõik, mida nad ka ei prooviks, ei suuda nad veepiirist allapoole sukelduda. Ta saadab ohvitserid asja uurima. Laeva vööris asuvaid torpeedotorusid kasutatakse mõnikord ballastina, et tasakaalustada laeva ujuvust. Torpeedohvitser Lieutenant Fred Woods kontrollib torpeedotorusid ükshaaval, et teha kindlaks, kas neis on õhk või vesi. Ta eeldab, et torpeedotorudes on õhk, sest laev on kõrgel veepinnal. Torpeedotorude üleujutuse kontrollimiseks avatakse torpeedotoru ukse väike kraan.
Kui sealt tuleb vett välja, siis on toru üle ujutatud. Kui leitnant Woods avab 5. torpeedotoru kontrollkraani, tuleb sealt välja vaid mõned veetilgad, mis on torpeedotoru puhul normaalne. Sisemine torpeeduks on kinni värvitud. Emailvärv on piisavalt tugev, et hoida vett tagasi testkraani juures. Leitnant Woods avab sisemise luugi, et toru üle vaadata. Välimine torpeedotoru uks on tegelikult täiesti lahti ja toru on täielikult veega täitunud. Kui ta avab sisemise luugi, paiskub uks kohe lahti ja sadu gallooneid merevett voolab sisse, uputades torpeedoruumis kõik üle. Woodsi ja teised meeskonnaliikmed üritavad luuki sulgeda, kuid merevee surve on neist üle. Vee äkiline sissevool koos järsuks sukeldumiseks seatud vööri sügavustüüridega põhjustab, et Thetis vajub järsult ettepoole. See hakkab peaaegu kohe vajuma. Vahetult enne kella 15:00 kuuleb meeskond abipuksiiril valju õhuvihinat ja näeb, kuidas HMS Thetis kaob kiiresti vee alla. Komandör Grebkoki pardaal on šokeeritud sellest, mida ta näeb. Thetise vöör on vee all, samal ajal kui tema ahter tõuseb. See pole normaalne. Leitnant Woods käsib kõigil välja minna ja üritab sulgeda torpeedoruumile viiva veekindla ukse. Thetis on ettepoole kallutatud ja raske metalluks ripub nüüd torpeedoruumidesse. Ust hoiab lahti riiv, mis asub ruumi sees ja ukse taga. Meeskonnaliige ronib alla ruumi sisse ja vabastab riivi. Leitnant Woods seisab torpeedoruumi ukse kohal. Ta üritab ust enda poole üles tõmmata. Kuna allveelaeva eesmine osa täitub kiiresti veega, on ukse kaal ja sukeldumisnurk peaaegu võimatuks teinud ukse sulgemise. Oma meeskonna abiga suudab leitnant Woods ukse üles tõmmata. Aga uksel ei ole ühtset lukustusmehhanismi. Sellel on 18 liblikpolti. Mõned neist poltidest jäävad ette ja takistavad ukse sulgemist. Iga liblikpolt tuleb avada enne, kui ust saab õigesse asendisse tõmmata. Ja mööbel on kukkunud juba niigi raskele metalluksele. Meeskonnal õnnestub kinnitada vaid üks liblikpolt. Nad loobuvad oma katsest ja proovivad ronida üles torpeedode hoiuruumi kaudu ning jõuda 3. sektsiooni. Eluruumi. Mootoriruumi meeskonnaliikmed Arnold ja Cunningham koos teistega proovivad sulgeda ukse eluruumi ja torpeedode hoiuruumi vahel. Aga meeskond, kes on hoiuruumis ja torpeedosektsioonis, üritab endiselt välja pääseda. Arnold kaalub ukse sulgemist ja mõnede meeste mahajätmist, et päästa allveelaev ja ülejäänud meeskond. Tal on kõrgem positsioon ja elu ja surma peale käivas võitluses on tal eelis. Sellist rasket otsust tunnustatakse allveelaevnike seas kui võimaliku ohutusmeetmena, aga ta ootab, kuni kõik on ohutuskohas ja siis sulgeb veekindla vaheseina. 2 eesmist veekindlat sektsiooni ujutatakse täielikult üle enne, kui need suletakse. Pinnal pole puksiirlaev Grebkok ankrut alla lasknud ja triivib allveelaeva viimati teadaolevast asukohast eemale. Thetise juhtimiskeskuses saab meeskond aru, et on veel üks probleem. Kapten Oram annab käsu puhuda peamised ballastipaagid tühjaks, et suurendada ujuvust. Kuid laeva kalde tõttu voolab vesi ballastipaakidesse kiiremini, kui seda välja pumbatakse. Nii et operatsioon peatatakse ressursside säästmiseks. Nad vähendavad ka elektritarbimist, et säästa akude eluiga. Nüüd, olles koormatud tonnide vee raskusega, vajub laevanina 30 meetrit merepõhja. Tungib mudasesse põhja ja nad ei suuda end vabastada. Nad on lõksus merepõhjas. 30 meetrit Iiri merepinnast allpool. Nende sidevarustus, astik, on primitiivne soonar ja see on kahjustatud, nii et nad ei saa pinnaga ühendust võtta. Nad peavad lootma, et kui Thetis jääb hiljaks, saadetakse abi neid päästma. Kuningliku mereväe ohvitserid, kes pole Thetisega üle 3 tunni otsest kontakti saanud, on mures ja annavad korralduse otsida läbi lähiümbrus. Kuningliku mereväe hävitaja HMS Brazen, mis on juba Iiri meres lähedal, saadetakse Thetist otsima. See alustab piirkonna otsinguid ja leiab saatepuksiiri. HMS Thetis kannab piisavalt õhku, et jääda vee alla umbes 36 tunniks. Koos oma tavapärase meeskonnaga, kuid lisaks pardal olevate 50 lisareisijaga on see aeg poole lühem. Mehed püsivad rahulikud, vesteldes spordist ja sellest, millise vastuvõtu nad pääsemise järel saavad. Kuid tundide möödudes, ilma et pinnalt oleks päästmist näha, hakkab komandör Poolas muretsema õhuvarude vähenemise pärast.
Thetis Bardal tutvustab meeskond plaani, kuidas aidata päästjaid üleval. Nad otsustavad kallata suurema osa joogiveest ahtripaakidest välja. See muudab Thetise ahtri piisavalt ujuvaks, et tõusta pinnale. Lõppude lõpuks on allveelaev 82 meetrit pikk ja nad on vaid 30 meetri sügavuses vees. Plaan töötab ja Thetise ahtri osa tõuseb veepinnale, kerkides veest hästi välja, olles selgelt nähtav kõigile läheduses viibijatele. Kuid päästelaevad otsivad valest kohast. Pimedus saabub ja Thetist pole veel leitud. Kuna päästet ei paista tulevat, kutsub komandöör Bolas vabatahtlikke alustama laevast evakueerumist päästeluugi kaudu. Meeskonnal on päästevarustus, kuid vähesed on selle kasutamises korralikult välja õpetatud. Muidugi pole 50 pardal viibival reisijal aimugi, kuidas uppunud allveelaevast põgeneda. Esimesena vabatahtlikuks astub kapten Harry Oram. See võib kõlada nagu kapten, kes üritab esimesena laevalt lahkuda, kuid tegelikult on see väga isetu tegu. Kapten Oram on vanem laevastiku ohvitser, kuid ta ei ole selle aluse komandör ning tegemist on ohtliku operatsiooniga. Paadist väljumiseks päästeluugi kaudu peavad põgenejad ronima päästekambrisse. Seejärel täitma kamber Iiri mere jäise veega, olles ise sees, et rõhk võrdsustada, enne kui nad saavad välisluugi avada. Kuna allveelaev on nii järsu nurga all, pole mingit garantiid, et välisluuk üldse korralikult avaneb ning seesolijad võivad õhulukkus uppuda. Isegi kui neil õnnestub välja pääseda ja turvaliselt pinnale jõuda, on võimalik, et päästelaeva pole silmapiiril. See teeb väga tõenäoliseks, et nad võivad enne päästmist kas uppuda või külmuda surnuks. Kapten Auram kinnitab oma riietele sõnumi, milles kirjeldab olukorda pardal ja vajadust saada värsket õhku laeva sisse. Kui tema keha leitakse, isegi kui ta on surnud, saab ta ikkagi aidata ülejäänud mehi. Kapten Orem jõuab edukalt 6 meetri sügavuselt pinnale, kus ta ootab pimedas külmas vees. Siis pääseb läbi pääseluugi veel üks meremees, leitnant Woods, ja liitub temaga. Vähemalt on tal nüüd seltsiline. Järgmisel hommikul kell 7:00 märkavad HMS Braceni vahimehed lõpuks veest välja ulatuvat ahtrit ja selle lähedal hulpivaid 2 meest. Mehed päästetakse kiiresti ja nad annavad edasi uudised sellest, mis vee all juhtus. Kapten Orem ja leitnant Woods selgitavad Thetise sees valitsenud olukorda. Arvestades õhupuudust ja süsihappegaasi taseme tõusu, hakkab lõksu jäänutel aeg otsa saama. 2. juuni varahommikul, päev pärast Thetise uppumist, saabuvad kohale HMS Tedworthi sukeldujad ja hakkavad olukorda hindama. Nad teatavad, et allveelaeva ahter on veidi vee kohal, kuid peamine luuk, mis võimaldaks lihtsamat pääseteed, on vee all. Sukelduja saadetakse alla, et proovida õhuvoolik ühendada. Kahjuks on sukeldujal ainult 30 minutit õhku ja tal ei õnnestu voolikut õigeks ajaks ühendada. Pinnal muutub olukord üha kaootilisemaks. Rahvahulgad kogunevad kaldale, et vaadata, kuidas draama areneb. Ajakirjandus on igal pool, dokumenteerides iga arengut. Thetise Bardal muutuvad tingimused talumatuks, kuna süsihappegaas koguneb ja haplik hakkab otsa saama. Komandöör Bolas annab meestele käsu proovida põgeneda 4 kaupa läbi pääseluugi. See on meeleheitlik plaan saada vähemalt mõned mehed Thetise Bardalt ja et ülejäänud hapnikust jätkuks kauemaks. Esimesel katsel satub üks mees paanikasse, kui kamber täitub veega. Ta rebib oma maski eest ja üritab avada välimist luuki, enne kui toru on täielikult veega täitunud, kiiludes välimise luugi kinni. Meeskond avab seejärel sisemise luugi ja veab 4 meest tagasi sisse. 3 meest on juba uppunud. Elujäänu ütleb neile, et välimine luuk on nüüd kinni kiilunud, muutes edasise põgenemise võimatuks. Meeleheitel soovist põgeneda otsustavad 12 meest siiski proovida. 2 meest saavad kinni kiilunud luugi lahti ja jõuavad pinnale, kus päästepaadid nad üles korjavad. Praeguseks on paljud Thetise mehed kas minestamas või tunnevad end hapnikupuuduse tõttu uimasena. Nad ei ole võimelised isegi lihtsaid ülesandeid täitma, rääkimata katkisest allveelaevast pääsemise üritamisest. Veel 2 meest sisenevad pääseluuki. Toru täitub veega ja nad üritavad avada välimist luuki, mis kiilub kinni. Allveelaevas olevad mehed avavad taas sisemise luugi, et oma kaaslaste kehad välja tõmmata. Kuid mitte ainult ei ole välimine luuk veidi lahti kiilunud. Nüüd pole neil enam jõudu võidelda sisemisest luugist sisse tungiva veega, et seda sulgeda.
kui tonnide viisi vett täidab allveelaeva, vajub Thetis tagasi merepõhja. Päästetööde abistamiseks kutsutakse appi eraomanduses olev päästefirma. Nad pakkusid oma abi juba operatsiooni alguses, kuid nende pakkumine lükati esialgu tagasi. Tuukrid ütlevad mereväele, et nad suudavad kere sisse lõigata ja viia laeva õhutoru. See annab aega põhjalikuma plaani koostamiseks. Kuid merevägi ütleb päästetuukritele, et nad ei tohi kere sisse lõigata. Laeva on võimalik päästa, kuid ainult siis, kui selle konstruktsioon jääb terveks. 3. juuni, veidi pärast südaööd, teatatakse kaldal ootavatele lähedastele, et 99 allveelaevas viibiva mehe jaoks pole enam lootust. 4. juunil tehakse otsus pukseerida Thetis koos meeskonnaga sees madalasse vette, et nende kehad kätte saada. 103 mehest, kes HMS Thetisega merele läksid, jäid ellu vaid 4. Ametlik uurimine otsustab, et sellist õnnetust pole varem juhtunud ja seetõttu ei oleks tulemust saanud ette näha. Kuna tulemust ei olnud võimalik ette näha, ei ole keegi süüdi. Ja kui keegi ei ole süüdi, siis ei ole ka vastutust ning pered ei saa mingit hüvitist. Thetis päästetakse ja valmistatakse ette aktiivseks teenistuseks. See nimetatakse ümber Thunderboltiks ja saadetakse teise maailmasõja ajal välja. 14. märtsil 1943 tulistab Itaalia korvett Ciconia Thunderit ja uputab selle.